lihtbluus F-tuuris. 1, 2, 3. Alustame bassikäigust. Bassikäik. Iga akordi peal, mis siin on, mida on kolm akordi, F7, Bass7 ja C7. Bassikäik siis läheb kogu aeg sama mudeli järgi. F-tuur, Bass ja uuesti F. Ja hiljem siis, kui on C7, siis selle peale käib see sama käik. Nüüd akordid sinna juurde. F7. Paremas käes siis akordi terts, septim ja põhitoon. Nüüd kui siit liigume Bass7-sse, siis on meil vaja ainult need 2 heli nihutada pooltooni madalamale ja tagasi. Ja hiljem, kui C7 tuleb, siis C7 struktuur on sama, nagu oli meil Bass7. Ehk siis septim, terts ja kvint. Ja tagasi Bassi ja F-i. Kuidas harjutada? Et alustada siis tasuks bassikäigust, kuni see istub sõrmedes nii hästi, et selle peale ei pööra nagu väga enam tähelepanugi. Ja sõrmestuse osas vajutage kõigepealt need noodid alla, mida teil vaja on, ehk siis need. Mõni võib-olla tahab keskel kasutada keskmist sõrme, mõni 4. sõrme, et mõlemad on okeid. Proovige ise. Bassist sama lugu, vajutage noodid alla ja proovige mängida. Ja sama lugu C-st. C ja F on tegelikult täpselt ühesugused nagu füüsilises mõttes sõrmede all. Edasi on vaja siis akord sinna juurde panna ja harjutusmetoodikana, et pange kõigepealt pikk akord. Bass ja F. Ja kui tundub, et on nüüd keeruline vahetada 2 akordi, siis harjutagegi konkreetselt 2 akordi vahetamist. Bass, F ja Bass. Ja nii edasi, pange see loopima ehk ringi käima. Kuni ta tuleb väga hästi välja. Siis on meil veel C7 ja sama lugu, et sellele eelneb näiteks F7. Jällegi näiteks 2 akordi vahetust. Ja hiljem on meil veel 3. vahetus, kus C7-st liigume Bassi, et ka seda on siis võib-olla mõistlik harjutada nagu eraldi tükina. Selge, siis saabki juba mängida terve